Tere taas kõigile matkasõpradele. Nagu ikka, mul on väga hea meel, et sa oled siia kanalile muud videot vaatama tulnud. Tänases videos siis läheme metsa ööbima. Minuni on jõudnud päris palju uut matkavarustust, mida ma olen siin siis järgemööda soetanud. Ja siis käesolevas videos vaatamegi üle, mis ma endale siis juurde olen hankinud. Samamoodi jõudis minuni üks siuke matkapitsaahi. Testime sellega ära, proovime pitsat teha. Ja vaatame siis, kuidas meil see olemine siin kulgema hakkab. Praegu aga sõitsin mööda ühest kohast, kust mööda sõitma olen sattunud väga tihti, sisse pole kunagi astunud. Nimelt oleme Varbolas ja siin peaks olema siis vana Varbola linnus. Nii et lähme vaatame selle üle, sest et kui ma juba siin kandis olen, siis peaks lõpuks nagu selle koha ära külastama. Iga kord, kui mööda olen sõitnud, olen mõelnud, et davai, nüüd lähen ja ongi jäänud minemata. Aga parandame selle vea ära ja lähemegi siis vaatame, mis meid seal ees ootab. Siin on isegi täitsa selline taastatud kiviheite masin alles. See on üks vägev asi. Sellega ikka vist kive lendas paarisaja meetri kaugusele, kui heideti. Vana kaev siis isegi alles. See vist, kui ma õigesti lugesin sealt, siis läks kuni 15 meetri sügavusele ja siis neid nii-öelda paekivikihte ja muid asju läbistav. Ja seal taga paistab ka mingi kaevulaadne asi vist. Minu paha. See eemalt nägi välja nagu need kaevumajad, aga tegelikult siin istumiskoht. Siin siis siuke vall, ma ei tea palju video pealt aru saab, aga siit läheb nagu allapoole. Siia siis ehitatigi vist need müürid peale ja siis kaitsti seda ala, kus siin inimesed elasid. Üsna selline väike mõnus ala, ilusti korras ka. Ja saab öelda, et nüüd on käidud nähtud. Vaatan korra veel siin alal ringi ja siis läheme liigume edasi. Vot selline see ala siin välja nägi. Üsna mõnus, mulle täitsa meeldis. Võib-olla oleks isegi huvitavam siia sattuda, kui äkki on mingi spetsiaalne üritus, kus ka, ma ei tea, nii-öelda tehakse järgi seda linnuse elu või ütleme siuke role-playing värk. Aga mina lähen liigun siit nüüd edasi ja ma üritan ühele RMK platsile löögile saada. Kuuldavasti on väga palju platse inimesi täis. Eriti populaarseks on läinud need karavanidega reisimised asjad. Nii et lähme vaatame, kas meil üldse võimalus tekib. Aga suuresti ma arvan, et vahet ei ole, kuhu täna minna. Rahvast on igal pool palju. Mõnus laupäev, kell on peaaegu 12, väljas on üle 20 sooja. Nii et kuuldavasti jah, rahvast on palju juba igal pool. Sellepärast ongi vahest hea nendel RMK platsidel käia, ütleme siuke sügis, talv, siis saad nagu seal kindlamalt löögile ja rahulikumalt olla. Siis sajab juba mitmel pool hoovihma ja kohati on saduga tugev. Selline koht siis nagu Suusla lõkkekoht ja plaanin siis siia ööseks jääda. Esimene lõkkekoht, kus käisin, oli juba rahvast täis ja ei hakanud ennast sinna sättima, et oleks iseenesest mahtunud, aga nagu ikka eestlastel kohane, siis saadavad need pilgud sind seal ja siisimus kõik loodavad, et sa kiiresti ära läheksid sealt ja seda ma ka tegin. Aga ma ei tea, minu poolest, kes iganes täna siia peaks tulema, siis mina küll vastu ei ole. Aga ennem kui selle varustuse asjaga pihta hakkame, siis teeme kiire lõunasöögi ka siia vahele. Selline veekott siis, pärit Temust, hind 5 eurot ja siit saamegi siis mugavalt selle vee jooksma panna. Toiduks siis tuleb lõhe brokkolipasta,
Siin on mõnusad sellised nii-öelda kuivatatud lõhetükid sees ja väga hea maitsega. Kusjuures tegu on siis toiduga, mis on Kaitseväe uuest toidupakist. Nendest pakkidest muidugi järgmises videos rohkem. Ja paneme siis vee keema. Tegu päris esimese emotsiooniga ei ole, ma olen seda varem söönud, aga sellel on tõesti mõnus selline naturaalne maitse, eriti just lõhe ja selle brokkoli osas. Näeb ka üsna viisakas välja, ma ei tea, palju sealt kaamera pealt näete, aga midagi ikka. Ja maitseb tõesti hästi, et see on samamoodi mul üks lemmikuteks matkatoitudeks praegu kujunenud. Lõunasöögiga siis ühel pool ja vaatame siis, mis ma siin kokku olen endale hankinud. Hakkame kohe algusest peale. Mul oli nüüd valida, et kas ma ostan akusi või ma võtan sellise nii-öelda käepidemega akupanga. Ja see ongi siis mahutavus on 10 000 sellel. Siia alla saab jala panna. Ja kaamera käib siia otsa, et ma korraks panen kaamera kõrvale. Ja nüüd siis näitan teile siis nii-öelda, teen telefoniga video, et milline see asi välja näeb täpselt. Et siin on see jalg on all. Mis tal veel on hea, on see, et ta käib pikemaks. Ja ta on nagu teleskoop, tõmbad täiesti välja. Ja võt nõnda ta siis välja näeb. Et üsna kasulik asi. Et selles mõttes ta oli üsna odav ka, 50 eurot. Ja arvestades, et üks aku on umbes 30 eurot, mahutavus on 2000, siis tundus palju mõttekam selle peale siis raha kulutada. Nii, järgmine asi. Paljud teavad, et mul on põhisükke suund ja eesmärk on mägedesse minna. Siis seal üks väga suur abimees, mida vaja on kindlasti raadiosaatja. Hiina Bafeng, aga see eest ta toimib hästi ja päris ütleme, kaugele saad sideühendust. Et siin on vabalevi kanalid, mida saad kasutada, aga kuskilt lugesin siis, et saab ka ära krüpteerida. Teine hea asi, mis on, ma ei tea, satubki kuskile, siin on veel akut, lülitad raadio peale ja saad Elmarit kuulata. Et selles mõttes tuleb kasuks. Nii, kuna mul eelmine seljakott tundus, et jääb tihti peale väikseks, mitte midagi ei mahu kaasa võtma, siis ma hankisin endale Hollandi armee seljakoti. Selle mahutavus on siis 90 + 20 ja väga süüke mõnus, tugev materjal tundub, seljas on ka täitsa mõnus. Mis tal veel on, tal on titaaniumist seljaraamid sees ja see siis teeb selle seljas olemise palju mugavamaks, et natukene mollet, saab siia asju külge panna, kui vaja. Samamoodi küljepaunadel on sellised klambrid, näiteks tahad siia, ma ei tea, labidat või mingeid muid asju vaja küljepaunadele panna, kirvest, labidat, mahub ära. Peal on taskuid, sees on taskuid, alla mahub ilusti ära magamiskotte 2 tükki, madrats ja üsna palju saab sellega kaasa võtta. Nii, kuna mul eelmine telk oli üsna selline, ütleme nii, kerge ja hea kaasas kanda, siis otsustasin, et oleks aega hankida telk, mis on siis vastavalt 4 hooajale. Ja valitud sai siis Nature Hike Opalus 2, tegu on tunneltelgiga. Ja ma ei tea, minu arust ta tegelikult väga raske ei ole, pakib üsna kompaktseks. Ja tundub, et sees on ruumi ka, et ma ei ole veel seda püsti pand. Et ma hakkangi seda püsti panema, siis vaatame, kuidas on. Aga tundus selline väga mõnus telk, mis võtta, et sisimas oleks tahtnud Fjallräveni võtta, aga need maksavad seal 600-700, siis tuli natukene odavam, aga kui ma ei eksi, siis see oli vist 219 või. Pean järgi vaatama. Kõikide nende asjade lingid tulevad siia video alla ka.
Siis üks põhiprobleem, mis mul alati matkates on olnud, on see, et magamismatid. Mul on neid nüüd mitmeid olnud, on sellised kerged täis puhutavad igas variandis. Ja nende probleem on see, et hommikuks jookseb tühjaks või siis kui natukene liiga palju puhud, siis hakkab kuskilt läbi ajama ja tekitab mingi mikroauke, mida ei leiagi üles. Seekord läks siis valikus Decathloni poest 4-Class madrats. Selle R-väärtus on siis 3,3. See näitab siis seda, et saame ka sellega miinustemperatuuride juures maas magada. Nüüd võrreldes kõikide eelmiste mattidega on ta üsna suur oma nii-öelda mõõtmetelt, et panen käe siia võrdluseks, siis eelmised magamismatid pakkisid ennast enam-vähem selliseks. Et siis on nagu suur vahe. Ja 800 grammi ka. Aga ma pigem olen nõus rohkem seljas kandma, kui jälle raiskam raha selle peale, et need kerged matid ja mikroaugud ja muud asjad. Ja seal kastis on meil siis piitsaahi, mida me hakkame matkadele kaasa võtama. Aga kõigepealt ma arvan, paneme selle telgi püsti ja siis hakkame seda piitsaahju vaatama, et see piitsaahi tuleb ennem korra läbi ka kütta kuumaga. Ja siis ma räägingi teile täpsemalt, kui me seda pakki hakkame avama. Telgi püstitamisel siis oleks alati hea valik see, kui te valite sellise tasasema maapinna. Aga üks asi, mis võib-olla ära unustatakse, on see, et tuleb ka korra pilk visata ülesse peale, et kuskil ei oleks mingid suuri lahtiseid oksi või mingi murdunud puid, et see oleks üsna ebameeldiv, kui hommikul ärkad selle peale, et mingi asi saadas kaela ja kehvemal juhul saad vigastada ka selle tulemusena. Aga see koht siin tundub, et täitsa sobib isegi. Et kui peaks tugevam tuul tulema, siis see ümbrus pakub meile natuke tuulekaitset ja mingil määral ka siis võtab vihma kinni, et täna öösel on oodata tugevat vihma ka vist. Mis teeb asja lihtsaks on see, et siin on isegi värvidega ära pandud, et kus mingi see nii-öelda läheb. See teeb asja kõvasti lihtsamaks. Muidu otsi taga kogu aeg. Panen seda täitsa esimest korda ülesse. Seega alguses on see siuke natuke võib-olla keeruline. Aga siis ongi tähtis lihtsalt see, et mõned korrad läbi teha ja siis on oskused käes. Tuleb mingid kohad kinni ära panna. Pärast saab üle pingutada. Ja püsti see telk sai. Selline see
tunneltelk on. Lähme vaatame, kuidas sees tundub. Nagu ikka uue asjaga siis alguses on harjumatu. Tuleb õppida. Aga mis mulle meeldib see, et siin on see eeskoda. Eelmisel telgil mul seda polnud. Et kuskil varustust vaja hoida, siis saab ilusti ööseks siia ette jätta. Tundub täitsa okei. Ehk siis öö näitab. Igaks juhuks võrk kinni siin. Sipelgaid nii palju. Ma arvan, et õhtul tuleb kena äike ka. Siuke mõnus lämmi on praegu. Aga tuleb see magamisase siin valmis ära teha ja saab hakata muid kuritegusi siin sooritama. Madrats ise siis tundub päris korralik. Ja siuke neoonvärv ka. Kuskil näiteks, ma ei tea, lähengi mägi ronima ätta satun, siis see on väga hea abivahend, millega seal enda asukohta näidata. Ja siin on klapid ka. In, out, okei, ühes sisse. Sama kott, mille sees ta on, see on siis selle nii-öelda täispuhumiseks ka. Läheb siis see üks ots siia sisse. Otsast puhud sisse. Ja täis ta saigi. Seekord võtsin selle, et kui eelmised olid siuksed, kuidas ma ütlen, siuksed nagu mullid olid igal pool, mis järjest läksid täis, siis see on nagu nende, ma ei teagi, kuidas eestikeelne sõna on, compartment või. Iga üks täitus nagu eraldi. Ja talupoja loogika ütleb, et kui siia magama lähed, siis see võtab nagu sind ka siia vahele. Natuke seda kehakuju või. Tundub asjalik igastahes. Teeme siis selle pitsaahju ka pakist lahti ja vaatame, mis seal sees siis meil kaasas on. Ja saame selle esimese kütmise ka läbi teha ning õhtuks siis pitsa valmistamiseks selle valmis panna. Mingid õpetused kaasas. Siin vist on see pitsakivi. Jep. Jep, pitsakivi on sees. No, sellega peab ettevaatlik olema. Tundub üsna õrn asi. Nii. Huvitav, see korsten on siin sees tõenäoliselt. Siin on see sahtel. Ja, siin on see. Siin tuleb veits kruvida ka, ja. Õnneks multituul on kaasas. Siin siis igasugused väiksed vidinad ka, mida vaja, et seda kokku panna. Õnneks oli kruvikeeraja ka kaasas. Paneme korstna külge. Jalad on sellised volditavad siin sellel. Ja ise ta näeb siis selline välja. Saab ühe pitsa korraga küpsetada. Külje peal on termomeeter ka. Pitsaahi kokku pandud ja selline ta siis välja näeb. See on jälle see uks. Siin sees on pitsakivi. Korsten.
Siis on siuke avaus siin, kus saad vahepeal kütust juurde visata, kui vaja. Ja siis siia läheb materjal, mis siis põleb. Kasutab ta siis küttepelleteid. On soovitatud, et pigem küttepelletid, aga saab kasutada ka grillsüsi. Et grillsüsiga tundub, et see pitsa võib päris hea tulla. Annab seda nii-öelda suitsu maitset ja kõike. Üsna huvitav asi. Naljakas on see, et kui ma hakkasin endale seda otsima, siis ütleme siuksed tuntud firmad, need maksid siis alates 300 eurot ja niimoodi. Ja siis seesama, mis ma ostsin, olin juba valmis ära ostma 250 eurot ja mõtlesin huvi pärast, et teen sellise asja nagu Saksa Amazoni lahti. Ja Saksa Amazonis oli see 115 eurot. Nii et päris korralikult säässin ja sain odava raha eest endale selle. Teeme siia tule alla ja vaatame, palju me tempi saame sellega kätte. Tundub, et täitsa kenasti on leegi alla võtnud. Mul on väike abimees ka tellitud. Vaatame, palju näitab. Las ta veel kööb. Ennem kui ise hakkame pizzat täiesti nullist tegema, siis ma mõtlesin, ma korra katsetan ära, et kui kiiresti see poepitsa seal valmis saab. Ja panen siis aja käima. No täitsa kenakene juba. Ma lasen natuke veel. No ääred juba hakkasid minema käest. Täitsa kena. Kuna mul lõikelaud jäi maha, siis katsume kuidagi hakkama saada. Ei. Ma ei tea, kas te kuulete seda crunchi või? Muidugi see papp siin all ka natuke võimendab seda crunchi. No kuule. Poepitsa 2 minutiga valmis. Kuna ilm hakkab jahedamaks minema ja taevas on ka selline, tundub, et läheb ikka vihmal ära mingi hetk, siis mõtlesin, et teen siia tule alla, korjasin natuke metsakuiva ja saab mingi söö alla teha, et kui vaja, siis saab siin seda tuld üleval hoida. Mõtlesin, proovin tulepulgaga korra. Kraavisin natuke seda ka siia. Panin siia kuivanud sammalt, siis mingit saepuru, väikest mudru ühesõnaga. No, kas nüüd saame käima? Nüüd tuleb vaikselt hakata siin asju peale viskama. Vahepeal oli üks pere mul siin seltsis, siis tuli üks vanaema koos 3 lapselapsega grillima ja siis oli huvitav kõrvalt vaadata, kuidas vanaema õpetas neile siis laulude järgi linde ära tundma, et see oli päris huvitav, pole varem midagi sellist kohanud. Aga mõned tunnid siin lihtsalt olnud, mõelnud, puhanud, sai jutustatud ka selle perega ja paneme selle
pitsatöökoja siis käima, et teeme ise ka. Mul on kasutada siis Eesti Pagari pitsataigen, mis oli külmutatud. Ja siis võtsin lihtsalt kaasa, mida ma kodust leidsin, et mingeid ürte, suitsusoola, tomatikastet, võtsin mingid grillitud paprikad ka, aga need niimoodi lödistavad, et neid ma ei hakkagi siin siis tegema. Mul oli mingi küüslaugukaste, kanakebaabi, juustu, siis oli veel seeni ja sibulat ja ma katsun sellest siis mingi pitsa kokku panna siin. Nii, käised ülesse. Mul on mõttes, et ma tahaks teha ühe sükse Napoli-pärase pitsa kõrge äärega ja siis tahaks teha ka ühe calzone võib-olla. Ei, see taigen on siin kõvasti kerkinud. Et jah, üks Napoli-pärane pitsa ja siis üks calzone. Calzone on siis nii-öelda kinnine pitsa, kui keegi, kes ei tea. Et vaatame, mis välja kukub. Tuleb see taigen siit kuidagi kätte saada, see on siin pakis kenasti kerkinud. Tundub, et saame kätte isegi. Nii. Jahuga kokku, siis ta ei kleebi enam nii palju võib-olla. Paras messamine on metsas, kodus oleks lihtsam teha. Vaatame, mis välja kukub. Söödud ta saab. No, paras poiss juba. Teeme ta pooleks. Üks tuleb siis pitsaks ja teine tuleb calzoneks. Panen natuke jahu juurde. Siis ei hakka võib-olla nii palju kinni. Mõnda kohta tahavad nagu augud sisse tulla. Eks see taigen sai natuke aega nüüd seista ka. Et võib-olla oleks parem olnud, kui ta oleks võib-olla otse, mitte nii palju kerkinud nüüd, et sulabki üles ja siis aga mul ongi plaan, et ma jätan need ääred siin veidi siuksed kõrgemad. Nii. Kunagi ma jagasin korterit
ühe Sitsiilia neiuga ja tema soovitas natukene põhja parmesani panna. Ma ei tea, kui tõele see vastab, aga temaga koos nii sai tehtud seal. Et siis sulavad need koostisosad ka siia natuke paremini kinni. Kana kebaab. Ibulat väheke. Robustselt. Mõned seened. Ja tavalist riivjuustu. Nii. Ta ei tule päris selline, nagu ma plaanisin, aga kui ei proovi, siis ei saagi teada. Paneme seekord sibula põhja natuke. Siin jäid mingid seened alles. Seda kana. Siis parmesani. Tavaline juust. Nii, ja vaatame, kas me saame selle kinni panna. Isegi saame vist. Ääred tuleb siia ülesse poltida. Ja nii ongi. Teen kiire pildi ka nendest. Ja lähme paneme ahju. Osa läks sinna maha vist. Küpsetame mõlemad valmis ja siis maitseme. 2 minutit täis vahepeal. Vaatame, mis teeb. Korra panen kaamera ära. Nii, peaaegu 10 minutit täis. Mul vahepeal kadus tuli alt ära sellel ja tundub, et ta töötabki kõige paremini siis, kui tuli on all. Aga võtame välja. Äär natuke läks, aga täitsa kena tegelikult. Ja paneme nüüd kalsoone sisse. Kalsoone sisse siis. Selline on siis enne küpsemist. Näeme enam-vähem siia. Mitte täitsa lõppu, aga keskele. Ja varsti keerame ringi. Paneme natuke siukest ka nagu suitsutatud meresool. Paneme selle helbeid siia peale. Ja maitsame ära. Nii kaua, kui see kalsoone seal küpseb, saame selle juba ära testida. Võimalusel oleks isegi tahtnud selle nii-öelda õhukesemaks teha, et tuli üsna siuke jämmu, aga pole üldse paha. See suitsusool annab siia siukse hea väikse kiki peale. No vot, unusta ennast veel siin mõtlemast ja pitsast unistamas ja samal ajal siis pitsat süües kalsoone sai natuke kahjustada, aga tegelikult see kooriks siit pealt ära kratsida, siis on okei küll. Ma ei hakkagi seda väga siin maha kratsima, aga lõikame siit sellised jupid, nagu pitsa sai. See väike kõrbend osa ongi lihtsalt maitse nüanss tegelikult. Aga pole viga. Kõlbab süüa küll. Teinekord targem ei jäta seda sinna niimoodi, kui ma unistama hakkan siin.
Head sõbrad, kahjuks siinkohal pean tänase video lõpetama, kiiresti asjad pakkima ja kodu poole kihutama. Väike õnnetus tuli vahele sinna, aga pole midagi parata, pole keegi kaitstud selle eest. Aga suured tänud, et tegite selle väikse seikluse kaasa minuga. Loodan, et nii palju, kui me jõudsime siin täna teha, siis see teile meeldis ja loodame, et siis järgmine kord õnnestub paremini. Mis seal ikka? Olge tublid ja nautige kevadet. Näeme järgmises videos.